Tere taas tulemast kõrgemate riigikaitsekursuste riigikaitsekonverentsile. Kuu aega tagasi toimus 50. kõrgem riigikaitsekursus. Täpselt 25 aastat tagasi alustasime millegagi, millest on saanud, ma loodan, Eesti riigikaitse määramatu osa. Ma tahan tänada teid kõiki, kes olete selle kursuse nädala vastu pidanud ja veelgi enam täna siia meiega seda sama üritust jätkama tulnud. Olen endiselt veendunud, et ilma kursusteta ehk siis ilma teieta, kes te olete kursuse läbinud, poleks meil riigis praegust küllaltki ühtlast arusaama vajadustest ja ka vajakajäämistest riigi kaitsmiseks. Mis muidugi üldse ei tähenda, et riigi kaitse ja julgeoleku küsimuste üle arutlema ja vaidlema ei peaks. Ma kordan enda poolt eelmisel konverentsil öeldud. Ukraina uskumatu südikus hoiab praegu rinde meist eemal. Ja kuigi on paha poiss, tahan ma siiski küsida. Kui me ei oleks vajalikul määral pingutanud juba aastaid tagasi, siis kas me praegu oleksime ise südikad Ukraina asemel? Meie eest meid keegi kaitsma ei hakka. Õppigem ka oma õigetest sammudest. Me peame mõistma, et kui me tahame, et sõbrad meil abiks oleksid, siis vajaliku nuia sortside peletamiseks peame me ise neile pihku suruma ja valmis tegema ja vajadusel üle mere ka kohale tooma. Ikka ise. Me ei tohi unustada, et meie ees seisab naaber, kes on küll alp ja rumal, aga uskumatult küüniline ja seeläbi täielik lurjus ja kurjus ise. Aga siinkohal tahan ma nimetada neid, tänu kellele meie seekordne konverents üldse toimuda saab. Ja on ilmselge, et raha tuleb ühe või teise ettevõtte või asutuse arvelt ja korraldajaid on palju, on siiski keegi, kes nii-öelda tikust tuld tõmbab ja need tuletoojad on DefSecIntel, Välisministeerium, Riigikantselei, Kaitseministeerium, Siseministeerium, Swedbank, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, SKID Solutions, Postimehe fond, PPA, BLRT, Nortal ja laua muidugi katab ja keegi muu kui Roosta. Ning lõpuks 2 vilistast, kes ei pidanud paljuks ka oma isikliku panuse anda ja need on Rene Trisberg ja Meelis Kingisepp. Suur tänu teile! Nii, aga nüüd alustageme. Peame silmas, et konverentsil ei kehti Chatham House'i reegel, aga muidu võtame päevast, mis võtta annab. Ning nagu tavaliselt küsige. Siin siis tänan tähelepanu eest. Aga meie tänane esimene esineja, seekord kahjuks ainult videotervitusega, kuivõrd rahvusvahelised kohustused on turjal, on kursuste vilistlane peaminister Kristen Michal. Palun. Lugupeetud külalised, head kaasvilistlased. Mul on suur rõõm tervitada teid 3. kõrgemate riigikaitsekursuste riigikaitsekonverentsil. Eestis ei ole teist nii väärikat ja järjepidevalt 25 aastat toimunud kursust kui kõrgemad riigikaitsekursused. Aitäh ka korraldajatele, et olete suutnud taset kõrgel hoida ja paljude erinevate eluvaldkondade inimesed kokku tuua ning neid riigikaitse küsimustes harida. Ja aitäh kursuse vilistastele, kes on leidnud aega ja tulnud ennast taas riigikaitse küsimustega kurssi viima. Alustan lühidalt Eestit ümbritsevast julgeolekukeskkonnast. See on muutlik ja dünaamiline. Pea 3 aastat kestnud Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu on suurim konflikt Euroopas pärast teist maailmasõda ning mõjutab sügavalt nii NATO, Euroopa Liidu kui ka kogu transatlantilist julgeolekut. Meie eesmärgiks on kindlustada Venemaa strateegiline kaotus. Seda on vaja nii Ukraina jaoks kui kogu Euroopa rahu ja stabiilsuse nimel.
Eesti on alati olnud teadlik Venemaa ohust ja on järjekindlalt tegutsenud oma riigi kaitsevõime ja kaitse tugevdamiseks. Lähiaastatel teeme ajaloo suurimad investeeringud, üle 6 miljardi euro sõjalisse kaitsesse ja 219 miljonit laia riigikaitsesse. Meie panus NATOs on jätkuvalt tugev. Kaitsekulutused ulatuvad 3,4% SKP-st, asetades meid liitlaste seas teisele kohale Poola järel ja napilt Ühendriikide ees. Mis puudutab Eesti suhteid Ameerika Ühendriikidega, siis võin öelda, need on ja jäävad väga tihedaks. Nõnda on see olnud erinevate administratsioonide ajal ning olen veendunud, et meie hea koostöö jätkub ka tulevikus. Üleskutse kaitsesse investeerida rohkem on sõnum, mida Eesti saab vaid tervitada. Meie ülesanne on hoida riik tugev ja turvaline, luues kindlust homseks. Seda saavutame oma tegudega. Eesti julgeoleku tagamine on igaühe vastutus ning see nõuab järjekindlust, visiooni ja koostööd. Kutsun ka teid üles tänase konverentsi ajal mõtlema, mida igaüks meist veelgi enam teha saaks. Pole vist vaja rõhutada, et Eesti riigikaitse tugevus peitub meie inimeste ühtsuses ja panuses sõltumata soost. Lõpetuseks, tänan teid kõiki senise panuse eest ning soovin huvitavat konverentsi. Aitäh ja ilusat päeva! Tere hommikust! Mul on olnud au ja võimalus erinevate kursuste ees seista päris mitmeid aastaid. Ja ma olen seda üldiselt teinud enam-vähem viimased vähemalt 3 aastat sellises riietuses, aga mitte sellepärast ei ole mul lipsu ees, et ma ei tahaks täna lipsuga teie ees olla, vaid lihtsalt töökohustused viivad mind täna muuhulgas ka Männiku lasketiiru ja seal ülikonna ja lipsuga olla on pehmelt öeldes keeruline. Aga austatud kuulajad, head vabaduse hoidjad. Kõrgemad riigikaitsekursused on 25 aastat harinud riigi- ja omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja ajakirjanikke, vabatahtlikke ja ühiskonna aktiviste. Ikka selleks, et riik oleks kaitstud ning rahvas hoitud. Kui 25 aastat tagasi kursustega algust tehti, olime ühiselt alustanud liitumise ettevalmistusi Euroopa Liidu ja NATOga ja meil oli väga selge arusaamine. Ei iial enam üksi. Samas oli ka teadmine või vähemalt lootus, et Venemaaga on heanaaberlikud suhted ehk isegi võimalikud ning sõja puhkemine Euroopas tundus vähetõenäoline. Esimene kursus toimus muuseas veidi enam kui 1 kuu enne Venemaa võimuvahetust, mis nagu tänaseks teame, on viinud Venemaa õhkõrnalt demokraatia teelt tagasi diktatuuri ning Nõukogude Liidus valitsenud mentaliteedirüppe. Tagakiusamised, poliitiliselt motiveeritud mõrvad, sealhulgas Euroopa pinnal, peale surutud propaganda, inimõiguste ja vabaduste mahasurumine, turumajanduse piiramine ja muu selline on vaid väike kinnitus ja kindel meeldetuletus meile, miks meie soovisime maksku mis maksab oma vabaduse taastamist. Miks me toetame praegu Ukrainat ja miks me istume praegu siin, vaadates tagasi kõrgemate riigikaitsekursuste 25 aastale, 50 lennule ja circa 2500 vilistlasele. Aitäh teile, head kursuse asutajad, aitäh kursuste vedajad ja loomulikult kõik osalejad. Lubage mul aga järgnevalt natukene mõtiskleda hetke maailma julgeoleku väljakutsete üle ja veidi ka teemal, kuidas mina näen kursuse vilistlaste rolli lisaks teie igapäevasele tööle ja tegemistele. Kõigepealt maailmast. Kui loodus erinevad seierid ühele joonele seab, on üsna tihti loodud eeldused nii-öelda täiuslikuks tormiks. Vaadates praegu maailma demokraatlike suurriikide poliitikakaardile, on seis pehmelt öeldes nigel. Prantsusmaa ennetähtsaaegsed presidendivalimised viisid jõutasakaalu Élysée ja parlamendi vahel kreeni.
Saksamaa valitsus on tormituultes laiali lagunenud ja ees ootavad ennetähtaegsed valimised. USA alles otsib mässlavates lainetes toimunud presidendivalimiste järgselt tuulevaiksemat hetke ja puudub täpne arusaamine, kas valimistega kaasnenud torm veeklaasis muutub 20. jaanuarist orkaaniks, tsunamiks või kergeks järellainetuseks. Kindel on aga see, et nii nagu viimased 4 aastat, meie tugevaim sõjaline liitlane ei jätka. Kui suurriikide poliittormidele lisada veel Georgia kõrvalekaldumine Euroopa kursilt, ees ootavad Moldova ja Tšehhi parlamendivalimised, juba toimunud muutused Ungaris ja Slovakkias ning ka Euroopa Komisjoni vahetus, mõistame, et praegusest kuni järgmise aasta vähemalt esimese kvartali lõpuni elame julgeoleku ja diplomaatia vaatest väga keerulises perioodis, kus uue niinimetatud kurjuse telje riikidel keerleb kindlasti peas mõte, et ühtegi head kriisi ei saa oma huvides raisku lasta. Siinkohal on paslik meenutada Inglise filosoofi ja poliitiku Edmund Burke'i poolt öeldud, et kurjuse triumfiks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee midagi. Ja mitte midagi tegemise oht on lähikuudel maailmas kindlasti märkimisväärselt suur. Seetõttu on meil kõigil oma ametist, tööst ja ühiskondlikust sõnajõust tulenevalt moraalne kohustus anda järgnevatel kuudel omapoolne panus nii globaalsemalt kui lokaalsemalt selleks, et see lähikuude mässlev meri ei viiks reeglitel põhinevat maailmakorda keeristormi keskmesse. Tulles aga kodule lähemale, on mul hea meel, et oleme suutnud läbi aegade teha päris häid ja õigeid valikuid. Alates iseseisvuse taastamisest kuni Euroopa Liidu ja NATOga liitumiseni ja loomulikult, nagu juba mainitud, kõrgemate riigikaitsekursustega alustamiseni. Pikk ja järjepidev riigikaitse valdkonna arendamine on andnud tulemuse, kus viimased avaliku arvamuse uuringud näitavad, et Eesti ühiskonna toetus relvastatud vastupanule on olnud püsivalt üle 80% ning sõltuvalt oma rollist riigikaitses on kaitsetegevuses valmis osalema ligi 2/3 elanikkonnast, täpsemalt 61%. Sellest tulenevalt on ka loogiline, et viimase 2 aastaga on Kaitseliitu näiteks astunud rohkem kui 6000 inimest ning meie vabatahtliku kaitse katusorganisatsioon koos noorte ja naiskodukaitsjatega on kasvanud enam kui 30 000 liikmeliseks. Väga kõrgel püsib ka eestlaste toetus liitlaste kohalolule. Nimelt toetab umbes 80% elanikkonnast partnerite siin viibimist. Äärmiselt oluline kaitsetahte mõõdupuu on ka inimeste valmisolek riigikaitse rahastamise täiendavaks finantseerimiseks ning viimase küsitluse järgi toetas kaitsekulude tõstmist või säilitamist 72% eestimaalastest. Nendest numbritest tulenevalt on ka loogiline inimeste üldine toetus riigikaitse arendamisele, millega on viimastel aastatel väga rahul või pigem rahul ligi 70% eestimaalastest. Need kõrged toetusnumbrid on kindlasti olnud toeks ka hädavajalikele otsustele riigikaitsekulude hüppeliseks suurendamiseks. Kas me saame aga siinkohal peatuda? Minu vastus on, et kahjuks ei saa. Oleme NATOs kokku leppinud uued regionaalsed kaitseplaanid ja nende kaitseplaanidega vältimatult kaasas käivad väevõime eesmärgid. Kui need väevõime eesmärgid nüüd kuidagi rahanumbrisse panna, võib ju täna väita, et isegi meie kaitsekulude kasv lähiaastatel 3,7% ei ole piisav. Kas täpne vajadus on 4 või 4,5% või midagi muud, oskame täpsemalt hinnata järgmisel suvel, mil lõpevad konsultatsioonid liitlastega. Selleks ajaks peame teadma, kes ja kui palju kollektiivkaitse ühisest koormast enda kanda võtab. Fakt on aga see, et nii Eestil kui kõikidel, rõhutan siinjuures kõikidel liitlastel, on kaitsesse vaja praegusega võrreldes rohkem panustada.
Võib ju arutleda, et riikidel on riigikaitsesse lisaraha leidmine keeruline, kuna vaja on ka tervishoidu, haridusse, päästesse ja mujalegi, ent Venemaa heidutamiseks ei piisa vaid lubadustest, vaid selleks on vaja reaalset kaitsevõime tõstmist. Senine heidutustegevus Euroopas pole kahjuks olnud veenev. Tasub meenutada, et külma sõja ajal 40 aastat tagasi oli NATO kaitsekulude keskmine määr circa 4% riikidel ja pärast Nõukogude Liidu lagunemist kukkus see Euroopas väga paljudel riikidel alla 1%, aga sinna 1% kanti. Ja see puudujääk, mis viimase 30 aastaga on tekkinud, annab selgelt tunda praegu nii Ukraina toetamisel kui iga üksiku riigi enda kaitsevõimes. Ja milleni see viis, siis olgu siinkohal toodud vaid 2 numbrit. Viimase 25 aastaga on Euroopa riikide kaitsekulud kasvanud 43%. Venemaa vastav number on 592%. Ja lõpuks on 4% ühiskondlikust rikkusest vabaduse hoidmiseks üsna madal hind, kui alternatiiviks on kultuuri- ja haritlas ühiskonnategelaste küüditamine või mõrvamine ning mis peamine, iseotsustusõiguse kaotamine. Need numbrid ja stsenaariumid ei ole kuidagi mõeldud kellegi hirmutamiseks. Need on mõeldud meile kõigile meenutamiseks, miks me peame väike rahvana oma vabaduse hoidmisesse ühisest rikkusest nii suure osa eraldama. Siinkohal on lisaks rahanumbritele ning rauale ja moonale oluline tähelepanu pöörata ka inimestele. Teile, kes te siin saalis olete, kaitseväelastele, kaitseliitlastele, politseinikele, päästjatele, arstidele ja veel paljudele teistele, kes tavapärase või vabatahtliku tööga annavad iga päev oma panuse vabaduse hoidmisesse ning sellesse, et saaksime igal õhtul rahuliku südamega magama heita. Aga ka sellesse, et saaksime igal hommikul ärgata vabas Eestis. Nii ongi meil kõigil oma roll täita. Pereliikmena, kogukonnaliidrina, omavalitsusjuhina, ettevõtjana, ajakirjanikuna, riigijuhina või kokana. Seda nii praegustest tõmbetuultes kui ka pikemas vaates. Meie siin saalis ja ka need, kes siia saali täna ei jõudnud, aga on läbinud kõrgemad riigikaitsekursused, oleme just need säde- ja vedurinimesed, kelle teadmised laiapindsest julgeolekust ning globaalsetest diplomaatiatrendidest on tänu kursustele avaramad. Meie ülesanne ongi seletada ja selgitada, harida ja arutleda, suunata ja suhelda inimestega meie ümber. Sõpradega, tuttavatega, vajadusel naabri ja ülenaabriga. Kui vaja, siis ka emotsionaalselt ja kirglikult. Selleks soovin teile kõigile jõudu ja vastupidamist. Nagu soovin ka head kaasamõtlemist ja kaasarääkimist tänasesse päeva, sest olen veendunud, et ees ootavad väga põnevad arutelud, kus fookuses nii elanike kaitse kui riigikaitse oma hetke võlus ja valus. Ja kuigi mu enda päevakava kahjuks, nagu ma ütlesin, ei võimalda siia pikemalt jääda, soovitan teil siiski vastu pidada päeva lõpuni, kui viimasesse paneeli on kogunenud Eesti julgeoleku ning diplomaatia crème de la crème, et arutada Eesti ja maailma väljakutseid sellest ülimalt turbulentses ajas. Head vilistlased, ilusat päeva teile, head kaasamõtlemist ja ma saan aru, et kursuse direktor on lahkelt lubanud, et mind võib peedistada ka küsimustega, nii et olge lahked. Aitäh! Nagu minister ütles, alustame siis peedistamisega. Nii, palun, küsimusi on saalist? Ma ei näe praegu. Ma küsin siis kohe ise suhteliselt ära. Edward Lukas kirjutas hetk tagasi, et vaevalt NATO lubab Eestil
rünnata Leningradi oblastis olevaid droonipesi. See on kaitsepoliitiline otsus. Kuidas sa kommenteerid seda? Kommenteerin seda, et Eesti riik kaitseb ennast esimesest sentimeetrist alates ja kui me soovime sõda või rünnakut tõrjuda, siis selle rünnaku vältimatu tõrjumise eeldus on ka see, et me peame vastast tabama tema sügavuses. Nii et mina ei kõhkle selles kordagi, et kas Vabariigi Valitsus või mina või parlament annaks loa vajadusel vastast rünnata ka tema sügavuses ja meil on olemas nii vahendid kui julgus kui meetodid ja taktika, kuidas seda vajadusel teha, nii et minul ei ole mingit kahtlust, et Eesti Kaitsevägi teeb seda esimesel hetkel kohe. Nii, saal palun. Hommikul vara sunnid inimesi küsima. Jah, aga ma lähen edasi siis. Kuidas tekkis 1,6 miljardi probleem? Ma usun, et kõik on kuulnud 1,6 miljardit. Probleem ei ole 1,6 miljardis, probleem on 3,2 miljardis. Ja veel rohkemaski, et tegelikult on ju lihtne, ma seda natukene kõnes adresseerisin, ehk 30 aastat me ei ole teinud piisavalt. Et see, et me ka Eestis 2%-ni väga pikka aega ei jõudnud, võtsime eesmärgiks alates Gruusia ründamisest jõuda 2%-ne, olime sellele väga lähedal kuni Krimmi ründamiseni, siis Krimmi ründamisest alates oleme olnud püsivalt üle 2%, aga Eesti on olnud üks väga väike erand Euroopa riikide hulgas. Ja isegi kui me vaatame oma kaitsekulusid, vaatame, kuhu me pidime seda investeerima ja kuhu me saime investeerida, siis lihtsalt see sõda, mis Ukrainas on lahvatanud, on sõjapidamist põhimõtteliselt muutnud ja sellest 1,6 miljardist, nüüd kui minna väga detaili, siis, või mitte väga detaili, siis valdav enamus on tegelikult süvalöögivõime, ehk see sinu esimene küsimus. Ja kui me räägime süvalöögivõimest, siis midagi ei ole teha, et kui te lähete ostate poest latiborsti, siis see maksab ühe hinna. Kui me läheme ostame tarnija käest tavalise mürsu, maksab see seal $2500–3000 või eurot tükk. Kui me läheme ostame vähe kaugemale ja täpsemini laskma mürsu, siis see maksab $70–80,000, võib-olla ka $100,000 tükk. Kui me läheme selle juurde, mille üle on väga pikk vaidlus käinud, ehk nende Atakamside juurde, mis lasevad 300 kilomeetrit pluss, siis nende hind küündib juba $2 miljoni tükk. Ja kui sa nüüd korrutad 2 miljonit vajamineva siis laskemoona kogusega, arvestades neid sihtmärke, mis on meil ära mäpitud, siis see summa lihtsalt nii kiiresti sinna üles lähebki. Nii lihtne ongi. Loomulikult me otsime ka alternatiive, kuidas vastast mõjutada kaugel veidi mõistlikuma hinnaga, saades sama efekti, aga midagi ei ole teha, et kui sa tahad omada enda võimes midagi, millega vastast mõjutada kaugelt ja täpselt, siis see maksab kuratlikult palju ja kui sa lööd need korrutad 100 või 1000, siis sa saad aru, et numbrid jooksevad väga suureks. Nii, sellel väga konkreetsel kuratlikul noodil. Te teate, et me tavaliselt esinejatele anname midagi oma kursuse poolt. Tavaliselt on selleks mingi riietusese, mis ühtub ühe või teise kursusega. Seekord me anname hoopis kaasa Doris Kareva koostatud luulekogu erinevatest Eesti poeetidest pealkirjaga Eesti tunne. Suur tänu! Aitäh! Aitäh sulle!